Venemaa keisririigi võimuperioodil sõjaväkke võetud Eesti soost meestel tuli leppida väga pikka aega tavalistes Vene üksustes teenimisega, ümbritsetuna võõramaalastest. Esimene Eesti rahvusväeosa Vene keisririigi sõjaväe koosseisus loodi alles päris riigi lõpuaegadel ehk 1917. aastal peale veebruarirevolutsiooni. Esimesele Eesti väeosale kohaselt sai selle nimeks esimene Eesti polk. Lisaks loodi hiljem Eesti pinnal ka teisi Eesti rahvusväeosi, nagu näiteks teine Eesti jalaväepolk Paides, kolmas Eesti polk Tallinnas, neljas Eesti polk Rakveres ning veel teisi väiksemaid üksusi. Esimene Eesti polk esimese Eesti rahvusväeosana oli vägagi tähtsaks sammuks tulevaste Eesti väeosade loomisel. Tänu polgule õnnestus koguda suur osa üle terve Venemaa erinevates väeosades teenivaid Eesti mehi kokku kodumaale, kellest moodustus hiljem Vabadussõja ajal Eesti rahvaväe tuumik. Vabadussõja alguspäevil Eesti sõjaväelisi üksusi kui selliseid enam ei eksisteerinud, kuna Saksa okupatsioonivõimud olid nad juba 1918. aasta kevadel otsustanud laiali saata. Üksuste formeerimisega tuli alustada sisuliselt nullist. Sellegipoolest oli endise esimese jalaväepolgu ning ka teiste rahvusväeosade olemasolu selle eesmärgi saavutamiseks väga olulised. Tänu neile oli osutunud võimalikuks nii kõrgematel Eestis ohvitseridel kui ka reakoosseisul lahingulist koostööd harjutada, mis omakorda tulevaste väeosade loomise protsessi kõvasti kiirendas. Esimene Eesti polk osutus nii ajutise valitsuse kui ka enamlaste võimu ajal tähtsaks Eesti rahvuslikke ideid kaitsvaks jõuks, sattudes seeviisi teravasse vastuollu Eestis tegutsevate enamlastega. Polgu väeosad osalesid ka Eesti tsiviilisikute kaitsel märetsevate Vene väeosade eest. 1874. aastal kehtestati Venemaa keisririigis üleüldine sõjaväeteenistuse kohustus. Teenistusaeg oli olenevalt väeosast 3–5 aastat. Väkke ei võetud aga absoluutselt iga meest. Kõigest ligikaudu kolmandik meestest valiti liisu tõmbamise teel teenima. Peale teenistuse läbimist arvati mehed reservi, mis jagunes omakorda 2. Esimesse saadeti kõik noormehed, kes veel ajateenistust värskelt mäletasid. Teise arvati vanemad aastakäigud ning ajateenistuses kõrvale jäänud mehed, keda sai sellegipoolest vajaduse korral sõjatarvis mobiliseerida. Teist kategooriat nimetati riiklikuks maakaitseväeks. Nooremaid reservis olevaid mehi saadeti vajaduse korral enne kõik eesliinil paiknevatesse üksustesse, samas kui vanemaid mehi eelistati paigutada tagalasse. Sõjaväeteenistuse kohustus kehtis ka Eesti meestele, keda üldjuhul saadeti teenima kodumaast kaugele. Kõige tavapärasemad teenistuskohad eestlastele olid Poolas või Siberis asuvad väeosad. Maailmasõja alguspäeviks oli ka välja kujunenud Eesti ohvitserkond. Ajalooliselt oli ohvitseri amet Vene aadli eesõigus, kuid 1861. aastal sõjaministriks saanud Nikolai Miljutini reformide tulemusena hakati sellesse ametisse lubama ka muude seisuste esindajaid. See võimaldas omalt poolt ka talupoegade seast pärinevatel Eesti meestel ohvitseri ametit valida. Paljud neist kippusid aga selle tõttu venestuma. Eestlastel oli lubatud omandada ohvitseri haridust vaid teise järgu junkrukoolides. Esimese järgu koolid olid endiselt mõeldud vaid aadlikele. Lisaks sõjalisele haridusele oli võimalik junkrukoolides omandada ka tugevat üldharidust. Ohvitseri ametisse eelistati värvata muude rahvuste asemel just nimelt suurvenelasi, mistõttu oli ka Eesti soost ohvitseride osakaal Vene sõjaväes võrreldes muude rahvastega madalam. Eestlastest lihtsõdureid oli seevastu aga protsentuaalselt võrreldes muude rahvastega umbes sama palju. Kui Austria-Ungari 1914. aasta 28. juulil Serbiale sõja kuulutas, ei saanud Vene keisririik niisama käed rüpest seda pealt vaadata, kuidas tema liitlasele kallale tungiti. Nii siis kuulutas Venemaa omakorda Austriale sõja, millele järgnenud sündmuste ahela käigus sai alguse esimene maailmasõda. Isegi Eestis võeti sõda vastu üldiselt suure entusiasmiga. Peeti sõda õhutavaid kõnesid ning lubati sakslased peagi puruks lüüa ning lausa Berliin vallutada. Lisaks sellele hakati Eestis ka tuhandeid mehi Vene sõjaväeteenistusse värbama. Esialgu hakati värbama nooremaid, äsja teenistuse läbinud reservväelasi, keda võeti Eesti aladelt kokku veidi üle 17 000. Peagi hakati väkke kutsuma mehi ka riiklikust maakaitseväest. Mida edasi sõda kulges, seda enam riikliku maakaitseväe aastakäigi hakati teenistusse kutsuma. Kusjuures oli see esimene kord Vene ajaloos, kui riiklik maakaitsevägi täielikult kokku kutsuti. Lisaks sellele loobuti uute noorsõdurite värbamisel täielikult liisu tõmbamisest. Kõik teenistuskõlblikud noormehed võeti väkke. Pealekauba muutusid ka väkke võtmise nõuded üha pehmemaks. Sääraselt läks ka ühe August Mihkelsoni nimelise mehega, kes ise kirjeldab oma juhtunut järgmiselt.
Sõja ajal kannatasin tugeva reuma all, mille tõttu mind tsaari ajal vabastati 6-kordse arstilise komisjoni otsusega väeteenistusest. Kui aga 7. korda Kerenski valitsuse algul kevadel 1917. aastal mind Viljandimaa komisjoni kutsuti, siis leiti mind väeteenistusse kõlblik olevat. Kokku teenis maailmasõja päevil Vene armees ligikaudu 100 000 Eesti meest. Nagu juba enne mainitud, siis teenisid eestlased igal pool üle terve suure Venemaa, erinevates üksustes, läbi segi teiste rahvustega. Idee eestlaste koondamisest ühtsetesse väeosadesse kerkis esile 1915. aasta hiliskevadel, kui Vene sõjaväejuhatus oli andnud lätlastele loa oma rahvuslike üksuste moodustamiseks. Läti rahvusüksusi kiputi saatma pahatihti rinde kõige ohtlikematesse lõikudesse, kus nad kannatasid eriti kõrgete kaotuste all. Selle asjaolu tõttu hakkas ka eestlastest aktivistide seas rahvusväeosade vastaseid hääli kostuma. Näiteks tegi Vene valitsus Eesti esindajatele juba 1916. aasta sügisel ettepaneku oma rahvusväeosade asutamiseks, mis aga eelmainitud põhjustel tagasi lükati. Läti üksuste moodustamise põhjuseks oli 1915. aasta kevadel Saksa vägede jõudmine Läti territooriumile. Vene üksused osutusid sakslaste vastu ebaefektiivseks. Lätlaste Saksa-vastaste hoiakute tõttu nähti neis potentsiaali vaenlase peatamisel. Veebruari revolutsiooni järgne üleüldine sõjaväe demoraliseerumine mõjutas muidugi ka lätlasi, kuid sellegipoolest suutsid Läti kütipolgud oma võitlusvõime ja distsipliini säilitada. Samas hakkasid Läti väeosades levima hoogsalt bolševistlikud hoiakud, mille tulemusel asusid nad Vene kodusõjas võitlema punaste poolele, olles seejuures ühtedeks enamlaste parimateks võitlejateks.